tuli ütles mulle, et on juhtunud üks asi. Et helista ruttugi tuletõrjesse, et maja põleb. Ja ma ütlesin, kus kohal näitas suuna siia poole ja ma arvasin kohe, jooksin tuppa, helistasin ja jooksin siia, nägin, kes uiks on juba väljas aknast. Aga tuletõrje tuli juba teisest otsast. No proua hakkas helistama, mina ruttu riide panna. Ja siis oligi juba, lõi aknast, legi ja ruttu välja. No ja mina päästsin muidugi koera, viisin ära oma juurde. Ja tulin tagasi, siis oli juba tuletõrje kustutas sees tules ja rõhutas ja leidsin laipu. Ma ütlesin kohe, et laip on sees, sellepärast, et ma nägin jällegi, et ta ei olnud majast välja läinud. No ja siis ütlesin, kindlasti mingi ruttu sisse, et laip inim on sees. Ja siin keegi oli ka ütles, et inimene võib sees olla. Ja nii oli. Kõik, mis mina oskan teile rääkida selle maad. No taga muidu oli ta tore mees. Aga pühapäev oli päästjatele väga õnnetu päev, sellepärast, et lisaks Tapale hukkus tules veel üks mees, seda Rakke vallas. Tõepoolest, Rakke vallas põles siis ühekordne puidust elamu, mis siis kujutas endast ühes osas elamuks ja teises osas siis kokku ehitatud laudaga. Ja seal samuti hukkus 54-aastane talu sulane ja hoone hävis tules peaaegu täielikult. Kas võib öelda, kui Tapal oli ilmselt tegu võis olla hooletuse suitsetamisega, mida võiks öelda Rakke vallas juhtunu kohta? Rakke vallas juhtunu kohta ei oska praegu põhjuste osas midagi täpsemalt öelda, kuivõrd hoone on tules väga tõsiselt kahjustada saanud ja tulekahju tekke põhjust selgitatakse.